Armas Paide rahvas. Alati on tore siia tulla ja kui hakkad sealt sisse sõitma, tuleb niisugune tore arvamusfestivali meeleolu. Ja Paide on juba kujunenud selliseks Eesti, kuidas öelda, võib-olla siis ma nimetaks kodaniku mõtte pealinnaks. Ja ma usun, et neid on väga palju, kes nagu mina tunnevad, et Paide inspireerib. Paides on sündinud huvitavaid arvamusi, mõtteid ja ära on mindud ikka jälle niisuguse uue nagu mingi optimismi süstiga. Ja eks seda optimismi meil on vaja ka muidugi pärast seda pikka koroona aega. Ma pean ütlema, ma olen ka esimest korda väljas. ja see on väga uhke, et esimest korda siis just Paides. Ja loodame, et meil nüüd tõesti tuleb tagasi natukene seda niisugust vabamat liikumise ja kokkusaamise võimalust. Ja samas ma arvan, et see koroona aeg on andnud meile ka üsna palju sellist tõsise mõtlemise ainet. Ja see tõsine mõtlemine muidugi on paljus ju niisugune tervise ja niisuguste praktiliste asjadega seotud, aga ometigi ma usun, et paljud meist on võib-olla tavalisest rohkem mõtelnud ka sellistele nii-öelda suurematele asjadele. Selle kohta, mida me üldse suudame, mida Eesti riik suudab, kuhu me edasi läheme niiviisi, kas meid tulevikus veel sellised ohud ähvardavad, kuidas me nendeks valmis oleme. Ja need vanad küsimused, mida on ju küsitud ikka jälle, tulevad nagu tagasi selle uue kogemusega, peaks nagu uuesti hakkama mõtlema. Mulle meenub, kui 88. aasta aprillis oli loomeliitude pleenum ja Lennart Meri, kes siis veel ei teadnud, et temast saab Eesti Vabariigi president. Sest ega siis veel keegi ka ei teadnud, kas ja millal see Eesti Vabariik ikkagi teoks saab jälle. Ja Lennart küsis sealt puldist need vanad küsimused, et me peame endale siis vastama, kes me oleme, kust me tuleme ja kuhu me läheme. Ja tollal oli tegelikult ju nendele küsimustele vastamine suhteliselt palju lihtsam kui praegu. Aga kui me täna jälle küsime, kes me oleme, kust me tuleme ja kuhu me läheme, siis ma arvan, et siin on mõtlemise ja kahtlemisegi ainet palju rohkem. Kõigepealt siis ikkagi see sama küsimus, kes me siis nüüd oleme. Kui Friedebert Douglas, Gustav Suits ja teised nooreestlased, tegelikult ju koolipoisid, Treffneri koolipoisid. Ma tean, et Paide teatrit juhib ka üks endine Treffneri koolipoiss. See ongi niisugune Treffneri koolipoiste asi, niisuguseid julgeid mõtteid teha ja mõtelda. Niisiis Treffneri koolipoisid mõtlesid aastal 1903-4 selle peale, kes me siis oleme ja vastasid, et oleme eestlased, aga saagem ka eurooplasteks. Ma arvan, et tänased noored ja ka vanad on selle küsimuse seadnud teistpidi. Oleme nüüd eurooplased, aga mida tähendab siis olla eestlane? Ja see ei olegi niisama tühi küsimus, sest et kui vaadata ka uuringute andmeid ja kui me seal küsime selle lihtsa küsimuse, kes te olete ja paneme sinna ette rahvuste nimekirja, siis järjest rohkem on neid, kes panevad sinna mitu risti. Ja on ka neid, kes ütlevad, et nad ongi eurooplased. Ja järjest enam me näeme ka, et tuleb meile siia noor inimesi, näiteks meile Tartusse ülikooli õppima ja jäävad ka siia, kes teavad, et nad on siin, aga nende tulevikus võib olla veel mitu teist niisugust kohta, kuhu nad edasi lähevad. Ja nad tunnevadki, et nad ongi siis eurooplased, nad liiguvad vabalt kogu selles ruumis. Aga kui me nüüd mõtleme tagasi ajalukku, siis see polegi väga uus olukord, sellepärast et kui mõelda kas või näiteks sellele ajale, kui asutati Tartu Ülikool 17. sajandil, 1632, varsti meil on ju 10 aasta pärast, 11 aasta pärast põhjust ju Tartu Ülikooli suurt juubelit jälle pidada, 400 aastat Tartu Ülikooli.
siis tollel ajal ju kah tudengid ja haritud inimesed ja mungad ja kaupmehed ja rändasid ju ka ringi vabalt mööda Euroopat. Ja tegelikult küsimusele, kes te olete, ei vastatud siis sugugi mitte rahvuse nimega. Pigem vastati selle linna nimega, kust tuldi. Siis Lübeckist või Tartust või kuskilt mujalt. Ja eks see tänapäeva Euroopa natukene on sarnasem võib-olla selle ülikooli algusaegade Euroopaga, kui me endale aru annamegi. Ja nüüd muidugi on järjest enam neid noori inimesi, kellel see kogemus ei piirdugi Euroopaga, vaid kes mõtlevad juba väga-väga laialt, tegutsevad ülemaailmselt. Meil on neid Eestis vähem, aga nendes vanemates riikides on väga palju noori, kes on käinud tööl ja missioonidel üle maailma. Meil ka meie sõdurpoisid juba on verdki valanud hoopis teistel maadel. Me ütleme küll, et Eesti eest, aga see on väga niisugune kaudne. Ma usun, et sellest aru saada, et kui sa oled kuskil Malis või Afganistanis, et seal sa valad verd Eesti eest, see tähendab ikkagi tegelikult mitte Eesti, vaid kogu selle maailma eest, millel on need ühised väärtused, miks siis on mindud sinna. Ja see on väga tõsine kogemus. Nii et see inimeste niisugune arusaam sellest, kes me siis oleme, kuhu me kuulume, kes need meie on, see vajab ikkagi kogu aeg sellist meelde tuletamist ja arutamist. Ja kõik katsed panna see nii-öelda kivisse raiuda ja paika panna ja puur ümber. Ega neid vaimu ilma puure ei ole võimalik seada, neid polnud isegi nõukogude ajal võimalik seada. Meil siin praegu just enne mind esines Kaarel Tarand, ta juba läks tagasi Tallinna poole, meie elasime Kaarli ema Mari Tarandiga ülikooli ajal ühes toas ja meie lemmiklaul oli, see oli nõukogude ajal, see oli 60ndate algus, 50ndate lõppude algus oli see, me mõtted on priid, kes suudaks neid köita. Nii et ma arvan, et see niisugune mõtete priius ja enda tunnetuse priius, see on ju ikka olnud üks väga tõsine väärtus. Ja sellega siis me võimegi hakata nüüd arutama, kas siis selles meie enesetundes on midagi muutnud see viimased 15 aastat, kus me olemegi kuulunud ka ametlikult nagu Euroopasse, Euroopa Liitu, ma mõtlen. Ja siin Kaarel rääkis enne mind sellest, mismoodi tema näeb, mis probleemid on siin Eesti riigil ja riigi juhtimisel. Mina näen natukene võib-olla teise kandi pealt, selle kogemuse kandi pealt, mis võib olla natuke lähivaates näinud seda ka Euroopat ja Euroopa otsuste tegemist. Et see murranguline juhtum või sündmus 15 aastat tagasi, kui me Euroopa Liitu sisenesime, on toonud meile ühelt poolt väga palju head. Me teame ju seda, et meie veed on palju puhtamad ja loodus on paremini kaitstud ja põllumehed saavad toetusi ja meie paljud poliitikad, muide, ka sotsiaalpoliitika, isegi haridus, väga palju elavad Euroopa rahadest. Ja see tööl käimise ja ringi liikumise võimalus ja äritegemise võimalus ja kõik need suurenevad võimalused on meil teada. Aga kuidas see on mõjutanud meie siis sellist rahvuslikku nagu kestmist ja enesetunnet ja identiteeti? Ja mina näen siin ühte niisugust asja, mis mind on pannud muretsema, kui ma meenutan seda aega, kus me tegime seda, taastasime Eesti riiki ja tegime seda valitsuse korraldust. Mina olin ju Mart Laariga ühes valitsuses ja me seda mõtlesime ikka üsna põhjalikult läbi. Ja siis oli niiviisi, et need inimesed ministeeriumides, need ametnikud, kes siis tulid kaasa, nemad olid ikkagi tõsised patrioodid. Nad olid tõsised patrioodid. Nemad tundsid ennast ametnikena vastutavana, otse vastutavana inimeste ees. Me isegi rääkisime, ma mäletan, koosolekutel ministeeriumis, et iga riigi ametnik ongi Eesti riik. Tema nägu ongi Eesti riigi nägu. Inimene näeb selle ametniku näost ja ametniku silmadest seda, kuidas Eesti riik vaatab oma inimest otsa. Aga kui palju me praegu teame nende ametnike nägusid, kui tihti me saame nendele silma vaadata ja nemad meile silma vaatavad, kas on sellist
vastutuse tunnet jäänud. Mulle tundub, et see on üks väga tõsine ja väga põhimõtteline muutus ja mitte paremuse poole, mis on tulnud sellega, et Euroopa Liitu astumisel, ma ütleks nii, et lasti minna endal mugavaks, just seal ametnike poole peal. Võeti asju umbes nii, et see töö on nüüd tehtud ja nüüd meil on selged raamid ees, me teeme nende raamide järgi, me anname aru nende raamide järgi ja me ei pea ise endale võtma vastutust, kui midagi halvasti läheb, sest siis me ütleme, et teate, need olid need käsud, me täitsime neid käskusid. Aga tegelikult see nii ei ole, tegelikult võin ma teile ütelda, sest ma olen ju 3,5 aastat siiski seal kurikuulsas Brüsselis olnud ja näinud, kuidas moodi seal see otsuste vastuvõtmine käib. Et seal on siiski väga suured võimalused jäetud, et need liikmesriigid, keda asi puudutab, saavad endale sobitada mitmeid ja mitmeid asju, kui nad on õigel ajal kohal ja oskavad õigel ajal veenda, mis see on, mis on teisiti. Ja Eestis on väga paljud asjad teisiti, sest me oleme lihtsalt kõige väiksemad või peaaegu kõige väiksemad. Näiteks ma toon niisuguse näite. Meie ettevõtted on ju enamasti seal, kus keskmine Euroopa ettevõte ütleb, et need on väikeettevõtted. Meie suured, need, kus on 200 töölist, 300, käivad Euroopa järgi väikeettevõtete all. Ja väikeettevõtetel on nähtud palju erandeid ette. Või kui me võtame meie asulad, meil on ju niiviisi, eks ole, Paide on ju suur linn, eks ole. Euroopa mõõdu järgi on see tegelikult paras väike küla. Ja kui me tulevad näiteks mingid sellised käsulauad, kus on mingid arvud sees, näiteks nii ja nii mitme inimese peale või nii ja nii mitme kilomeetri peale või mis tahes arvud, siis me peame alati jagama, näitama, et meie jaoks on see kõik hoopis teises mõõtkavas. Ja me peame selle eest seisma, et meile kui kõige väiksematele on ka need meile sobivad nii-öelda mõõdud. See ülikond on meile sobiv, mitte ei ole meile liiga suur. Et kui me kinganumber on 35, siis me ei pea 45 kandma. Aga sellega meie ametnikud väga tihti ei tegele. Sest see on tülikas, seal pead vaidlema, seal pead õiendama. Näiteks kas me võtame selle õnnetu Eesti lennufirma. Kui lätlased suutsid seda saavutada, et neile tehti erand, sest nemad on keskusest väga kaugel. Siis tuleb välja, et Tallinn on keskusele, mõtlen Brüsselile lähemal kui Riia, sest et meie ametnikud ei suutnud seda tõestada, et meil on see sama erand sobiv. Aga see tähendab just nimelt seda, et iga see ametimees tunneb, et ta vastutab selle riigi, selle rahva eest ja vastutus on ka selles, et ta võitleb välja kõik need võimalikud erandid ja on ka ise valvel ja on ka ise võimeline tegema neid võimalikke parandusi, siis kui ta näeb, et selleks on just see õige aeg, mitte liiga hilja. See on üks näide sellest mugavusest. Ühesõnaga, ma ütlen, me oleme läinud mugavaks või meie ametnikkond on läinud mugavaks ja sagedasti ka inimesed on läinud mugavaks. See mugavus väljendub ka selles, et meist ei sõltu midagi. Mis meie nüüd, ärme hakkame õiendama, kuulge, meist ei sõltu midagi. See on tegelikult väga mugav. See mõte, millega tehti seda taastati Eesti riiki, oli just see mõte, kus igaüks mõtles, minust sõltub nüüd siin palju. Mina teen midagi sellist, millest asjad lähevad kas paremaks või halvemaks. Nüüd üks teine asi veel, ma arvan, et ikkagi meil ka väga palju hirmutatakse ja aetakse päid segi kogu selle Euroopa jutuga. Sellepärast, et ma ise nägin seal koha peal istudes, et see niisugune nagu arusaam, mida siin ka mõned poliitikud kõva häälega räägivad, et Euroopa Liit on midagi, mis on niisugusele rahvusriigile sobimatu ja on ohtlik rahvuskultuuridele ja keeltele. See on ausalt öeldes üks, ma ütleks, legend, mille taga olev see tegelikkus on vastupidine. Ma võin teile öelda, kogu selles suures Euroopa masinavärgis kõige tähtsam ühik on tegelikult rahvusriik. Kõik need erakonnad, kes on esindatud seal Euroopa Parlamendis, kõik need otsused, kõik sõltuvad sellest, missugune on rahvusriikide seisukoht. Me teame, et seal on konsensus ühelt poolt, kõik peavad nõus olema, aga ka näiteks, kui on mingisugune seal parlamendis, meil oli, need parteide rühmad, siis kõik need rühmad jagunesid niinimetatud rahvusdelegatsioonideks. Mina olin Eesti rahvusdelegatsiooni juht, ma olin üksinda seal, ma moodustasin ka rahvusdelegatsiooni, olin ka selle juht ja
minu käest alati küsiti ja alati võeti need rahvusdelegatsioonid kokku ja alati küsiti, kui midagi hakati otsustama, missugused on seisukohad, kas on vastuväited ja nii edasi. Tähendab, rahvusdelegatsioon on see kruvi, mille peal seisab kogu Brüsselis, kogu see parlament. Seda millegipärast need, kes räägivad, et Euroopa on rahvustele vaenulik, kunagi meelde ei tuleta. Või kas või see asi, kui ei olnud rahvuskeelset tõlki parajasti kohal, siis istung katkes ja oodati, kui tõlk on. Kõik asjad pidid olema, kõik isegi näiteks, mina tegin ühte seaduseelnõu, kus oli 600 parandust. Ja need olid mis tahes keeltes. Seda ei saanud hakata menetlema enne, kui kõikidesse keeltesse olid ka kõik need parandused tõlgitud, ka need, mida võib-olla vastu ei võetudki. Nii et see rahvuskeelte ja niisuguse rahvusliku seisukoha arvestamine tegelikult, see harjumus, see ma ütleks lausa niisugune rutiin, see on tegelikult Euroopas üsna paljus kogu tegevuse alus. Ja miks? Sellepärast, et Euroopa kui selline on ikkagi omapärane just selle tõttu, et siin ajalooliselt ongi tekkinud selline rahvuste ja rahvusriikide ja rahvuskeelte ja rahvuskultuuride mitmekesisus või kirju vaip niisugune, nagu siin me näeme seda lillepeenart, eks ole, üks kirjupeenar. Ja Euroopa hoiab väga seda kirjut peenart sellisena, et ta nagu välja ei sureks. Nii et kui me räägime praegu sellest, et me toome linnaparkidesse ka elurikkuse ja Tartus seal küll panime heinaseemneid maha ja kartulit kasvama Vanemuise ette, et oleks ikka elurikkust, siis ka Euroopas see kultuuriline elurikkus, see keelte ja kultuuride mitmekesisus Euroopa nii-öelda pargis on need aednikud väga hoolel, et see säiliks. Ja siin peab ütlema, et selles mõttes iga rahvas on siin nii-öelda üks osa selle oma aianurga pidaja, et selles oma aianurgas see omapära säiliks. Nii et me võime ütelda, et tegelikult see Euroopas olemine annab meile palju rohkem võimalusi kah seda oma eripära nagu tunnetada. Kui me räägime kultuurist ja kultuuri kestlikkusest ja me teame, et meie põhiseadus on üks väga omapärane põhiseadus, sest ta on üks väga väheseid, kus põhiseadus, kui öeldakse, et selle riigi ülesanne on kultuuri ja keele kestmine. Siis selleks, et see toimuks, siis meil ongi see sama niisugune võimalus seda oma aianurka, tõepoolest oma riigi jõududega, oma riigi hoolega üleval pidada ja arendada, tundes, et me samal ajal teeme midagi, mis on iseendast väga euroopalik, põhimõtteliselt väga-väga euroopalik. Me suurendame kogu selle Euroopa mandri kultuurilist kestlikkust, kultuurilist jätkusuutlikkust sellega, et me oma kultuuri, oma keele eest poolt peame. Ja ma arvan, et siin on ka üks väga tõsine võimalus. Me vaidleme ju praegu ikkagi selle üle, mis siis see uutmoodi rahvuslikkus peaks olema. Ja Eestis ma tean, et siin on meil ju üsna teravad nagu vastandumised, ühed ütlevad, meie oleme rahvuslased, teised ütlevad, aga meie siis ei ole sellised rahvuslased, aga see on niisugune viimase aja, minu meelest halb jagamine. Mina olen pidanud ennast ausalt öeldes tõsiselt, ärge naerge, ma olen tõesti pidanud ennast rahvuslaseks sellest hetkest, kui ma läksin esimesse klassi. See oli aasta 1946 ja mu pinginaaber, samasugune patsikestega plika nagu mina, pani mulle salmiku laua peal, ütles kirjuta siia. Ja me kirjutasime üksteisele. Pea meeles, et eestlane olen, pea meeles, et eestlaseks jääd, pea meeles, et sellegi salmi on kirjutanud eestlase käed. Me olime 7-aastased. Ja nii me kasvasime nõukogude ajal. Ja vaadake, see niisugune tunne, et see on mingisugune nagu sinu kohustus ja sinu võimalus. Et sa seda aeda harid, eks ole, mis sulle on antud, seda sama kultuuriaeda, seda keeleaeda. See muidugi tugevnes väga ka sellega, et mina õppisin ise ülikoolis ju Eesti filoloogiat. Meil oli 40 inimest kursusel, nendest, ma arvan, üks 30 läks eesti keele ja kirjanduse õpetajateks kooli. Ja mina olen nüüd, eks ole, sain 81. Ja meie kursuse viimane kokkutulek oli kuskil 3 aastat tagasi.
ja siis üks meist veel töötas koolis. Teised olid läinud ikkagi enamasti pensionile. Mis tähendab seda, et see ülikoolist saadud see nii-öelda ülesanne, mis meil anti, oli täpselt sama. Eesti keele, eesti kirjanduse, eesti kultuuri elus hoidmine, õpetamine noortele ja nii edasi. Ja kui me nüüd vaatame tulevikku ja küsime, mis tulevikus saab, siis siin ma näen ühte väga-väga olulist, ma julgen öelda jälle niisugust ülesannet, rahvuslikku ülesannet selles avatud meediaruumis, selles maailmas, kus me oleme. Filoloogia tähendab ju keele armastus, mitte keele teadus, vaid keele armastus. Ja vaadake, see armastus, see keele armastus, see kultuuri armastus, selle edasiandmine on tegelikult üks neid vahendeid. See on see väetis, mis seda aeda tegelikult kannab. Ja kui me sellest seisukohast nüüd vaatame seda, mida sagedasti ehitatakse kui kõige suuremat ohtu ja hirmu, et selles uues tuleviku olukorras me järjest enam puutume kokku hoopis teist keelt kõnelevate inimestega. Meie oma lapsed lähevad ära välismaale, tulevad tagasi, on abiellunud hoopis teisest rahvusest noormehe või neiuga, eks ole. Juba paljudel on kodus lapselapsed, eks ole, kellega peab mingit võõrast keelt rääkima ja nii edasi. Siis kuidas me siis saaksime ometi hoida seda, et need samad lapsed ja lapselapsed või ka need meie naabrid, kes tulevad, või need noored, kes tulevad meile õppima siia, või ka meie oma, ütleme, kas või teisest rahvusest kodanikud, et nemad tõesti sellesse meie ühisesse aeda tuleksid kah seda sama armastusega ja hoolitseksid ka selle aia eest, nii nagu meie. Seda ei saa käsuga, seda ei saa karistamisega. Seda saab sellega, et me ise oskame seda väärtust edasi anda. Minul on olnud üsna suur niisugune rõõm ja väga huvitav olukord, kus ma olen viimase 2 laulupeo ajal olnud kutsutud laulupeo komisjoni või meie selle laulupeo sihtasutuse poolt esinema välismaa ajakirjanikele, kes on tulnud siis igalt poolt üle maailma laulupeole. Ja ma pean teile ütlema, et see on olnud väga huvitav elamus. See, kuidas moodi sagedasti need ajakirjanikud, kes tulevad isegi teatud võib-olla eelarvamusega, et meil on siin mingi hirmus niisugune rahvuslik, ma ei tea, pillerkaar ja niisugune nagu mitte sobiv võib-olla mingi väga niisugune vanaaegne värk kõik. Ja kui nad siis on meie laulupeol käinud ja ma olen neile jutustanud kõike seda lugu, kõik alates juba seal Koidulast ja Jansenist ja kõigest muust ja sellest laulupeo tähendusest läbi ajaloo ja sellest, kuidas moodi sellest laulupeo ettevalmistusega tehtavast tööst on kujunenud meie rahval ka need oskused, millega tegelikult tehti ju ka Balti ketti, eks ole, ja millega tegelikult võideldi ennast ju vabaks ilma vägivallata, vaid oma ühise tahte kaudu. Ja ma pean ütlema, et nendel välismaa ajakirjanikel, aga ka teistel külalistel, nende silmad löövad särama. Mitmed neist tulevad järgmine kord jälle tagasi. Ja ma tean ka otse inimesi, kes on tulnud ja jäänud Eestisse sellepärast, et nad kuskil mujal midagi sellist ei ole kogenud. Lätlastel on ka, aga katsume kuidagi lätlastega seda asja jagada. Nii et vaadake, see on niisugune asi, mis meil on tohutu rikkus. Me saame jagada oma ajaloo kogemust, me saame jagada oma kultuuri ehitamise kogemust. Kõike seda, millega me erineme. Me erineme kõikidest nendest rahvastest, kes ei ole oma vabadust saanud sellepärast, et nad on tegelikult matnud selle verre ja vägivalda. Me erineme ka nendest rahvastest, kes on leppinud vähemaga ja jäänud sellisteks, mitte päris nii-öelda oma riiki üles ehitvateks. Me oleme teinud kõike seda, mida, nagu me laulame uhkesti, meie vaarisad on soovinud ja oleme teinud seda ikkagi alati sellega, et meil on olnud kindel ühine tahe. Aga samas rõõmuga, mitte vihkamisega. Ja minu meelest see on väga tähtis, kui me räägime nüüd tulevikus sellest, millele ehitada üles eesti keele kultuuri kestlikkus, siis see peab olema jagamise rõõm.
selle sama rikkuse rõõm ja rikkuse suurenemise rõõm, see eneseväljenduse, selle vabaduse rõõm, mida me oleme saanud. Me näeme, et kui me võrdleme Nõukogude aja laulupidudega, seal oli tõesti kõige suurem oli tegelikult see viha ja vastupanu. Tõepoolest, ma olen ise laulupeol laulnud, te olete paljud laulnud ka, eks ole, see tunne, et nüüd me näitame. Praegu ma olen teinud ka ühe uuringu nende noorte inimestega, kes see laulupeol on, siis kõige suurem on just rõõm, koos olemise rõõm, see ühise hingamise rõõm, see vaba ühise hingamise rõõm, mitte käsu peale, vaid omast tahtest. Ja ma arvan, et seda rõõmu jagamist, seda oma keele, oma kultuuri rõõmu, seda täiuslikkuse püüdu, mis selles on. Sest vaadake, meie laulupeos, meie koorilaulus on ju suur ühine täiuslikkuse püüd. Iga vale heli, iga vale hääl saab ära parandatud, sest me kõik kuuleme, kuidasmoodi teine meie kõrval seda häält teeb ja püüame olla sellega kooskõlas. See kooskõla rõõm. Kõik need asjad on meil ju olemas. Ja kui me praegu vaatame, kuidasmoodi meil on tekkinud olukord, kus selle kooskõla ja ühise rõõmu asemel on järjest rohkem sellist, nagu ma ütleks, sihukest kriiskamist ja kära, siis see ei ole meile loomuomane. Ja sellega me edasi ei jõua. Nii et ma arvan, et siin on, mida mõtelda, see, mis on meie jaoks ja meie eripära, mis on meie rikkus, mida me saame teistega jagada, see on tegelikult midagi, millele me saame ehitada üles ka tuleviku noorte jaoks. Seepärast, et noorte jaoks, kui me vaatame nüüd meie noort põlvkonda, kes on kasvanud vabas Eestis, noorte jaoks tähendab väga palju see, kui on sellist positiivsust ja rõõmu. Ma töötan praegu kah ikkagi ülikoolis ja mul nüüd äsja just semester lõppes, panin hinded välja 50 noorele inimesele 20 aastat vanad. Ja ma pean ütlema, et ma olen kohanud nende noorte hulgas nii palju sellist nagu loovust ja tahet teha midagi omamoodi, uutmoodi, aga samas ka seda soovi just nimelt selle parima jätkamiseks, mis meil on, ja ka selle levitamiseks. Nad on väga palju käinud väljas, neil on palju sõpru igal pool. Neil on väga suur uhkus, kui nad saavad jagada seda, mida nad on saanud siit omast kodust. Ma arvan, et see, kui noored saavad uhkust tunda ja rõõmu tunda selle üle, mida siin vabalt saab teha, ilma et keegi kärgiks ja karistaks ja piiraks ja kamandaks. Ma arvan, et see on see alus, mille peale me võime kindlad olla, et meil ei jookse noored laiali ja Eesti püsib veel ja veel. Ja lõpuks ma tahan öelda veel ühte asja. Ma tegelen palju haridusega. Ma olen teinud praegu tööd ka selles töörühmas, kes pani paika selle Eesti järgmise aja hariduse strateegia, mis Riigikogus peaks nüüd järgmine nädal vastu võetama. Siin Kaarel Tarand ütles küll enne mind, et tema ei usu, et strateegiatest midagi kasu on. Teate, mina arvan, et see on ühine niisugune tuleviku harjutus. Strateegia ei ole ju mitte seadus, strateegia on tegelikult mõte, kuidas asjad võiksid olla. Ja see ühise mõtlemise selline kontsentraat on siis see, mis lõpuks jõuab nagu sinna kaante vahele. Ja kui me seda Eesti hariduse, mis on ka ühtlasi ju keele ja kultuuriga seotud arengustrateegiat tegime, siis meil oli seal mitu niisugust murekohta. Üks murekoht oli see, millest ma juba rääkisin, et rõõmu peab olema rohkem. Sellepärast, et ka kõik uuringud näitavad, meie lapsed on hirmus tublid ja õpetajad on ka hirmus tublid. Meil on maailma parimad matemaatikahinded ja nii edasi. Aga meil on vähe rõõmu. Kooli rõõmu, lugemise rõõmu, vähe rõõmu, tuua rõõm tagasi, see sama iga uudishimuliku lapse rõõm, eks ole, kui ta avastab midagi. Iga õpetaja rõõm, kui ta näeb oma õpilase silmis seda sama uudishimu ja sära. See on see küsimus, kuidas tuua kooli tagasi vabadust, rõõmu, seda avastust, naudingut ja nii edasi. See on üks teema. Aga teine teema on see, et meil on kasvanud see, mida me näeme ka majanduses, meil on kasvanud ebavõrdsus. Meil on kasvanud see olukord, kus on ühtedele see rõõm kergemini kätte saada ja teiste jaoks on mure ülekaalus. See ei ole ainult majanduslik küsimus, see on ka näiteks haridusvõimaluste küsimus. See on näiteks praegu koroona ajal tuli välja, kas või see, mis koolides olid need arvutid kättesaadavad ja internetiühendus ja teistes, kus ei olnud, eks ole. Ühesõnaga see, et meil on Eesti jäänud selliseks
lapitekiks, kus me näeme kogu aeg, olgu see siis rahvaliikumised või olgu see sissetulekud või muud, kus Tallinna ümber on selline rammus, roheline, eks ole, maastik ja mida rohkem meie lõuna poole, eks ole, seda kiduramaks ja kollasemaks see maastik läheb, kuni on päris pruun seal kuskil päris lõunas. Ma arvan, et see on teine suur mure, et nii hariduses ja kõiges selles, mis me teeme, see maastik oleks ühtlane, seda rohelist, seda tärkavat ja kasvavat, seda oleks rohkem. Ja siin on meid väga aidanud muide kultuur, näiteks seesama laulupidu. Me võtame kogu meie kultuuriaktiivsus, mis tegelikult on meil üllatavalt kogu Euroopa jaoks, on väga ühtlane, väga ühtlasem üle rahva, kui on väga paljudes teistes kohtades. Aga kauaks seda jätkub, kui sellele nii-öelda sõnnikut ei panda. Me räägime, et kui nüüd hakati kärpima, siis kärbiti kõigepealt kultuurist. See ei ole mitte see, mis meile tulevikku kindlustab. Ja kolmas mure on siis see, millega me tegeleme ka, on mis siis ikkagi saab meie kultuurist, meie keelest, meie rahvast, siis kui tulevad robotid. Kui järjest enam tööd tehakse mitte inimeste poolt, eks ole, vaid tarkade masinate poolt. Kui järjest enam ka kooli õpetajad hakkab sõltuma sellest, missugused on need nii-öelda digivõimalused ja digiraamid. Me nägime koroonaga ära, et me ühelt poolt saime väga hästi hakkama võrreldes paljude teiste maadega, sest meil oli ette valmistatud seesama pinnas, tiigrihüppe meil ikkagi aitas. Aga teie poolt, kui palju siis inimesed igatsesid seda tegelikku elavat sidet ja suhet? Kui tähtis on see elav õpetaja-õpilase suhe? Kui tähtis on haiglas see elav arsti, õe ja haige suhe? Kui tähtis on hoolekodus see elav inimlik suhe? Kui tähtis on perekonnas see, et vanu ei jäeta üksi kuskil isolatsiooni, vaid lapsed ja vanemad ja vanavanemad käivad läbi? Nii et ma arvan, et see koroona üks niisugune, võiks öelda siis, väga tõsine õppida on see, et kogu see niisugune väga palju uut ja rikkust lubav tehnika areng, digitaalne areng, see tegelikult tõstab, mitte ei vähenda päris ehtsa inimlikku, loomulikku suhtluse väärtust ja need elukutsete väärtust, mis otse tegelevad inimestega, inimeste rõõmuga, olgu see teater, olgu see kool, olgu see hooldus või tervishoid või nii edasi. Nii et kui me vaatame tuleviku tööd, siis jah, ühelt poolt teevad robotid rohkem ja suuri tehaseid sellisel viisil, kus inimesed on kummardunud nende konveieride taha ja me enam ei näe. Aga selle asemel ma usun, me peaksime nägema, et Eestis, väikses Eestis, palju suurem osa rahvast kui praegu ikkagi teeb seda kultuuri ja ühiskonna ja teise inimesega otse suhtlemisega seotud tööd, mis teeb inimesi tegelikult õnnelikuks. Suhtlemine teeb meid õnnelikuks, üksindus teeb meid õnnetuks ja masin siin ei aita. Aga siin me tuleme nüüd lõpuks selle juurde, kes maksab. Ja vaadake, see nüüd on üks nii tõsine küsimus, et sellele on väga lihtne anda lihtne vastus. Ei maksagi, sest raha ei ole. Me ju kuulsime, rahandusminister on meil öelnud nüüd peaaegu iga päev televiisorist, et me kulutame liiga palju, me peame kokku tõmbama. Mille peale me siis kulutame? Kas kultuuri peale, kas hariduse peale, kas tervise peale, kas kulutame liiga palju? Me näeme, et me oleme siin olnud äärmiselt kokkuhoidlikud. Meie selle raha erikaal, mida meie paneme haridusele, ka kõrgharidusele, mida meie paneme tervishoiule, on rahvusvaheliselt üks madalamaid. Hariduse protsent kukub 6-5. Tervise protsent on meil madalam kui kuskil mujal ja samas kvaliteet on sama hea või paremgi kui mujal. Meil on inimesed need, kes on panustanud odava rahaga, teinud super tööd. Kas me oleme siin elanud üle jõu? Jah, üle selle hingejõu võib olla, sest inimesed on depressioonis, aga me ei ole kulutanud üle. Järelikult kokku peab hoidma mujalt. Kokku peab hoidma sealt, kus selle kulutamisega ei tule tagasi tegelikult nii palju inimestele, kui peaks. Ja rohkem peab panustama sinna, kus tõepoolest on need juured, mille pealt meie kultuur, meie keel, meie rahvas, meie tervis, meie kogu Eesti tegelikult saab kasvada ka tulevikus. Nii et selles mõttes olen ma jälle optimistlik, nagu saite aru. Ma ei kurda, et masinad võtavad meilt ära võimaluse
olla inimene ja masinad võtavad ära võimaluse nautida kultuuri ja nii edasi. Ma arvan vastupidi, masinad teevad selle veelgi väärtuslikumaks. Aga me peame vastavalt siis ka oma selle majapidamise ümber korraldama. Nii et majapidamine tuleb meil ümber korraldada. Maksudega ei mängita, maksudega tuleb teha tõsist tööd. Ja tuleb teha tõsist tööd ka kõikide nende teiste asjadega, sest selles mõttes Tammsaarel muidugi, nagu ta lõpuks ka ise näitas ja nagu see film näitas, päris õigus ei olnud, et tee tööd, siis tuleb armastus. Pigem on meie ajalugu näidanud, kui on armastus, siis on ka tööl vilju. Ja ma arvan, et see on meie kogemus. Ja ma arvan, et me peaksime seda hoidma. Ja võib-olla õpetama ka teistele. Et rõõmu ja armastusega saab alati rohkem kui karmi käsu ja keelu ja selle niisuguse surve ja surumisega. Ja ma arvan, et täna ongi siis see niisugune tore päev, siin juba öeldi, täna on lipupäev ja las see lipp siis lehvib ja ma tuletan, et selles lipus on väga tähtis just see valge, mis ei ole mitte tühjus, vaid see valge, mis on mõtete avarus, vaba vaim ja hingepuhtus. Nii et juured olgu mullas, taevas olgu sinine, aga hing ihaku hästi kõrgele. See on mu soov.